millal sa viimati oma firma mobiilikulusid kontrollisid? Jaa, aeg lendab ja sinu vana lahendus ei muutu mitte paremaks. Tõsta oma äri uuele tasemele Tele2 piiramatu ärimootoriga. Sellega saab piiramatu kõned, tõeliselt piiramatu andmeside ja internetikiiruse ning lisaks soodustuse seadmele. Mine tele2.ee ja ühe klikiga saad parema lahenduse. Nii käivad asjad tänapäeval. Tele2, teeme koos äri. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikupoolikud, head kuulajad, kell on 7 minutit 11 läbi 10. juunil räägime siin. Ja mina olen Hans Lõugas, Henrik Roonemaa on ka stuudios. Kahekesi teeme digitunni saadet ja räägime tehnoloogia uudistest. Ja räägime tänases saates sellest, et juba järgmistel valimistel, mis tõsi küll tulevad 2 aasta pärast, võiks olla päris realistlik võimalus hääletada mobiiltelefoniga. Jah, kui aga üldse saab hääletada või mis kujul, sellepärast, et minister Gert Kingo kutsus kokku e-valimiste töörühma ja sellest me saame ka täna natukene rääkida. OnePlus 7 Pro, sellise nimega telefon, saab siin väga kiitvaid arvustusi, et jube hea telefon. Uurime siis natuke lähemalt, miks see nii hea on. Ja vaatame veel Smart-ID jätku-uudiseid, Smart-ID nii nimetatud turvaaugu või ütleme siis protseduurilise nõrkuse jätku-uudiseid. Ja ilmselt meil kulub saate teine pool selle peale, et kokku võtta kõik see tähtis, mida me saime teada Apple'i uuest tarkvarast telefonidele, tahvlitele, arvutitele ja nii edasi. Digitund. No räägime korraks siis hääletamise tehnoloogiast. See on selline tore tehnoloogiline probleem ühes riigis terves maailmas nimega Eesti, kus keegi mujal ei tegele sellega eriti, et kuidas ei ole interneti paremini ja mugavalt hääletada. Meie tegeleme sellega väga usinalt, peame ju eeskuju näitama. Ja mobiiliga hääletamine on selline tore lipuke, mille suunas joosta juba kaua aega on joostud ja nagu on see tulemas ja ei ole ka. Miks on see praegu aktuaalne? Eelmisel nädalal oli siis oli üritus Riigi Infosüsteemi Ameti aastakonverents, kus muuhulgas võeti see jutuks. Ja see, kes valimiste eest vastutab, on valimisteenistus, ütles, et me hakkame nüüd uurima ja kaaluma, et kas nüüd ikka on vaja teha seda M-hääletamist järgmisteks valimisteks, mis toimuvad veel aastal 2021. Aga teine asutus Riigi Infosüsteemi Amet selle asejuht ütles, et võiks teha küll. Võiks teha kindlasti. Et juba järgmistel valimistel ikkagi võiks saada mobiiliga hääletada. Selline arvamuste paljusus. Jah, ma ei tea, mis sinu arvamus on. Ma ei ole seda sinu käest, sina oled veel selles debatis praegu ei ole oma kaalukat arvamust öelnud. Ma nüüd ütlen, kuulake kõik. Kui ma lähtun korraks nüüd enda kui kodaniku valija seisukohast, ma kindlasti tahaks seda. Aga samas ma tehnoloogia inimesena ütlen, et see uuringut on vaja, et palju see asi maksma läheb ja mida see siis tähendab reaalselt mobiiliga hääletamine. Ja mis kompromisse, kui see tähendab kompromisse, see toob kaasa. Et ega mobiiltelefon ei ole üksik asi, mingi konkreetne jublakas. Mobiiltelefon on maailmas must miljon eri versiooni. Ja ilmselt me räägime sellest, et meil on 2 levinumat tarkvaraplatvormi, Android ja iOS, et sinna peale tuleb siis mingi rakendus. Kas selle rakenduse tegemine sinna on nüüd sama lollikindel ja sama väikeste riskidega nagu interneti hääletamine arvutis? Kui me suudame uuringus öelda niimoodi, et suhteliselt kõvasti tõestada, et jah, see on täiesti realistlik, me Androidi saame teha sellised äppi, mida ei saa üle võtta pahavaraga, siis mina olen poolt muidugi, teeme ruttu ära, et see on nagu ei ole küsimust ka, et kas me tahame seda, kas on nõudlust, muidugi on nõudlust. Siin on üks huvitav selline debatt, kus valimisteenistus küsib, et aga mis probleemi me nende M-valimistega lahendame? No täpselt sama probleemi, mida me lahendame, on ju e-hääletamisega arvutis. Just täpselt, ja ma tahtsin ka täpselt samamoodi öelda, et mis iganes see probleem on, mida me lahendame e-hääletamisega. See on täpselt sama probleemi, me lahendame M-hääletamisega ja me natuke võime arutada, et mis see probleem on, eks ole. Et probleem on see, et maailm on muutunud, ma ei tea, inimesed liiguvad palju, tehnoloogia võimaldab sellist mugavat asja turvaliselt teha. Siiamaani on võimaldanud väga pikka aega ja loodame, et võimaldab veel edasi.
ja lihtsalt see on järjekordne samm riigi poolt siis ajaga kaasas käimisel, et inimestel, mida aeg edasi, seda tähtsamaks muutuvad nutiseadmed, seda rohkem need on nendega kaasas, seda ma arvan, mingis perspektiivis hakkab vähemaks jääma neid inimesi, kellel üldse kodus on arvuti, millega näiteks hääletada ja see on lihtsalt loogiline järgmine samm sellel teel, kus me oleme nagu pikalt käinud. Et kui me seda sammu ei astu, siis mingisuguses perspektiivis me võime sama hästi need e-valimised ka kinni panna, sest me lihtsalt ei käi ajaga kaasas. Ja nii on jah. Ja tegelikult on ju siiamaani öeldud ka vist eelmisel aastal, kes on ikkagi Eesti e-hääletamise taga olev mees. Kõik me teame, et see on Tarvi Martens, kes teab, kuidas see töötab, kellele taga on see, et kuidas asjad edasi lähevad, kes autoriteet on väga paljuski tehnoloogiline autoriteet tema käes. Ja tema on ikkagi vist välja nii-öelda lubanud, et uurime seda asja kaalume, kuigi ta on olnud skeptiline. Mina olen ka aru saanud, et Tarvi Martensi isiklik seisukoht on pigem selline, et milleks seda vaja teha on ja see tekitab probleeme juurde ja ärme tee. Aga ma ei mäleta, kas see oli Kas sina mäletad, kas see oli eelmisel aastal millalgi, eks oli seminar või mingi valimisteenistus? Ideekorje, et tulid erinevad inimesed kokku sinna valimisteenistusse ja rääkisid, et kas võiks teha või mitte. Mina esinesin seal ka kirgliku kõnega, et kuna nad palusid, et miks peaks tegema või miks võiks teha. Ja minu argumendid umbes sellised oli, nagu ma siin saates ka nad välja käisin. Ja huvitav oli see, et seal olid ka tehnoloogia inimesed, kes on nende e-valimiste korraldusega väga hästi kursis ja osaliselt ka seda tänast süsteemi teinud. Ja nemad ütlesid, et väljakutse on, aga nemad ei näinud ühtegi sellist põhimõttelist takistust, et me mitte mingil juhul kindlasti ei saa neid teha, et me ei peaks üldse selle üle arutama. Et pigem tehnoloogia inimesed olid suhteliselt optimistlikud, et kui eelarve on, kui lähteülesanne antakse, siis me sellega ära lahendame. Jah, täpselt. Ja eks siis hoiame nüüd valimisteenistusel seda kuuma liini lahti, et küsida, kaugel see asi on. Aga ühe uudise me saame siis e-valimistest veel palju. Ametlik termimist on e-hääletus Eestis, aga räägime meie nii nagu inimesed, nagu 100 inimest tänavalt ütleb, et e-valimised. Nimelt siis minister Kert Kingo algatas ametkondade vahelise töörühma moodustamise eelmisel nädalal ja selline väga ebaseksikas uudis tavaliselt digitundi ei jõua, aga nüüd me peame siis ikkagi selle ära mainima, et selle töörühma eesmärk on hinnata elektroonilise valimissüsteemi ja elektroonilise hääletamise infosüsteemi protsesside ja turvameetmete vastavust kehtivale küberturberegulatsioonile ja valimisseadusele. Ehk siis inimkeeles see on see koht, kus hakatakse vaatama, et kas meie hääletamises jätame nagu ta on või hakkame midagi tegema. Me teeme, töörühma juhib siis MKM ja sinna kaasatakse Riigi Infosüsteemi Amet, valmistteenistus, teadusasutused ning teised eksperdid ja oodatakse juba siis selle aasta lõpuks esmaseid järeldusi. On selle uudise kohta selline tunne, et vaadates tihti ja oma lemmiksarja Yes Minister, siis tihti sõltub ühe sellise töörühma töö tulemus sellest, kes sinna liikmeks määratakse, millised inimesed sinna pannakse. Seda me ei tea, see peaks selguma nädala aja jooksul, muide oli tänane uudis Geeniuses meil. Nii et pädevad asutused on esindatud ja nüüd ma arvan, et suurem küsimärk on, et mida tähendab siin teadusasutused ning teised eksperdid. Et kuidas see nii-öelda töörühma liikmete, kuidas see arvuliselt jaguneb, et kas on üks inimene, kes teab seda asja riigi poolt ja siis 10 eksperti, kes... Ja kas eksperdid on mingi parteipoliitilise taustaga eksperdid? Jah, või et kus nad tulevad, eks ole, või milline on nende ettevalmistus või milline on nende arusaam ja teadmine sellest, kuidas Eesti e-riik on nii protseduuriliselt kui tehniliselt üles ehitatud ja kõik need küsimused on ju kahtlemata õhus. Aga minu meelest see MKM-i pressiteade väärib lugemist, kuivõrd ettevaatlikult ja nagu pehmelt proovivad nad seda teemat esitada, et nagu ma avalõigus lugesin, et selle töörühma eesmärk on hinnata siis selle e-valimiste vastavust kehtivale küberturberegulatsioonile ja valimisseadusele. Kõlab väga ilusasti midagi. See on suhteliselt selline pisikene tehniline detail, eks ole, et kas ta käib sinna ja valimisseaduse puhul kindlasti tuleb see, et kas hääletamine on salajane näiteks ja see tuleb nagu ülesandeks, aga viimane lõik on ka, ma loen selle ette, see on ka ette lugemist väärt. Töörühma moodustamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist, mis näeb ette e-hääletamise säilitamise, kuid kontrollitava, turvalise ja läbipaistva süsteemi loomise. Töörühma ülesanne on e-hääletamise süsteemi analüüsida, teha ettepanekuid, selle sõltumatuks rahvusvaheliseks testimiseks rahvusvahelisel platvormil ning vajadusel valimissüsteemi ja vastava seadusandluse täiendamiseks ja muutmiseks. Et mulle tundub,
et ametnikud, kes selle teate on välja saatnud ja see ministeeriumi tegevus katsub meile juba nagu ette öelda, et meie ei hakka midagi nagu ära keelama või ärge muretsege, et see ei ole töörühm, mille ülesanne on e-valimised kinni panna, vaid ta lähtub Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist, mis näeb ette e-hääletamise säilitamise. No, et selline bürokraatlik malemäng, ma arvan, on see, mida me siis saame nüüd siin lähemate kuude jooksul näha. Tundub nii, läheme siit väiksele pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub nüüd ja edasi lubame bürokraatiast ei räägi eriti, aga räägime sellest telefonidest. OnePlus 7 Pro mudel on, mida me korra vist juba mainisime siin saates ka, aga kuna me ikkagi Martin Mets-Geeniusest on selle telefoniga lähemalt uurinud ja pani selle nii põhjapaneva hinnangu, siis me ei saa seda mitte jätta kajastamata. OnePlus 7 on siis telefon, mis on järg sellele Hiina nii-öelda hea, aga sootsa telefoni tootja seerias ja OnePlus 7 Pro on siis selle kallim, parem mudel. Ja tõesti, kui vaadata hindu, siis on see jutt õhku haihtunud, et OnePlus on odav telefonide bränd, sest see jutuks olev mudel maksab ei rohkem ega vähem kui 749 €, mis on ikka kalliste telefon. Kunagi oli see iPhone'i hind. Kunagi, jah. No, iPhone on nüüd ära läinud kosmosesse, aga kunagi oli see iPhone'i hind ja see tähendab ikka kallist asja. Aga ta ikka väga kiidab seda ekraani. Martinile see telefon väga meeldis ja ma vaatasin seda ise ka natuke ja mulle tundub, et tõesti telefonid on jõudnud sinna sellesse kohta arengus, kus nii hirmus raske on see, et sa paned 3, 4, 5 telefoni laua peale kõrvuti ja siis ütled, et üks on parem. See on parem. Lihtsalt seadme endana. Vaid me võime hakata arutama, et kas ma usun ja usaldan seda Tim Cooki juttu, et Apple on turvalisem ja privaatsem. Seal on ka suhteliselt mõnusaid fiaskosid olnud alates sellest, kui nad selle suuna võtsid. Et kui palju iPhone'i äpid tegelikult lekitavad, et Apple ise võib seda küll mitte teha, aga need äpid, mis sinna peale paned, ikkagi võivad lekitada sinu andmeid ette taha vasakule ja paremale. Tõsi. Ja et siis on see selline nagu usu ja veendumuse küsimus, et kas ma olen Androidis või ma olen iPhone'is, aga nüüd, kui sa selle Androidis oled ja paned lauale tänaste tootjate tippmudelid kõrvuti, siis põhimõtteliselt võib silmad kinni panna, teha sõrmega ringe nende kohal, võtta sealt ühe. Ja sa tead telefoni. Sisuliselt mingit vahet ei ole. No või need vahed on ikkagi nii imeväiksed, et nendest tegelikult ei ole isegi väärt rääkida. Tegelikult sul on vist õigus tõesti. Selles mõttes see tähendab, et ega see telefon pole ka eriline selles mõttes, aga tõsi ta on, et ta tõesti väga heade näitajatega, mida siis näiteks Martin rõhutab, et on super kaamera, väga head tekstuurid. Selle ma saan aru, kõik kaameratehnoloogia tipp, mis võimalik on, 48 megapikslit sensor ja nii edasi. Ja tõesti, ma vaatan mõnda pilti, kus ta on pildistanud juunikuu ööl karikakraid. No kuule, see eestlase hinge paneb helisema juba, on ju. Kohe juba 750 € hakkas ise liikuma sinna OnePlusi poole. Võtke raha, palun, sellise pildiga. Aga tõesti ilus pilt, nagu peegelkaameraga tehtud. No mis nad sinna peavad nüüd tekitama ikkagi, need tootjad on igasugused selliseid turunduslikke nõkse ja nippe. Et me teame, see oli vist ka eelmise nädala uudis, kus 2 Hiina tootjat, Xiaomi ja kas keegi oli veel, mul on tõesti meelest ära läinud, kes see teine oli, näitasid seda, et nad on valmis saanud siis esimese ekraani aluse kaameraga. Täna on see, et kui sul on selfie kaamera telefoni peal, sul on seal kulm või kui sul on kallis telefon, siis kulmu asemel on ilus ümmargune auk, aga ikkagi auk. Ja esimesed telefonid nüüd on tehnoloogia demod on olemas, et on võimalik panna selfie kaamera sinna ekraani alla, nii et põhimõtteliselt on võimalik, et järgmise põlvkonna telefonid on siis juba täiesti klaasilatakas, mis teeb neid erisusi muidugi veel väiksemaks, et siis on küsimus, et milline klaasilatakas sulle meeldib, üks või teine. Täpselt nii, jah. Need on need ekraanisised komponendid, millest esimene oli sõrmejälje lugeja, nüüd tulevad kaamerad, lähevad selle ekraani alla, mida me näeme, eks. Sellel OnePlus 7 Pro'l ei ole seda, mäletate, seal oli see mudel, kus mootoriga sõidab ülevalt välja väike jublakas, teeb sinust pilti. Jah, päris vahvasti sõitis, selline mänguasi jällegi natukene või võib-olla mänguasi on nüüd natuke karmilt öeldud, aga mitte ka üleni karmilt, et ta tõesti on selline asi, et meie telefonidel vaadake nii
kui see on võib-olla siuke jaaniõhtu peol on jutu kõneainet võib-olla natuke korraks. Mis seltskonnas, Ants, sina käid, kus selline asi inimestele muljet avaldab? Ma ei tea. Ma ei taha tulla sinuga ühelegi peole, sa istud mu kõrvale pärast teist õlut, hakkad, kuule vaata, mul on siuke telefon, näe. Lubage see kommentaar tagasi võtta, kas ma saaks aja tagasi keerata? Seda ei olnud, kustutage palun see eetrist. Aga ühesõnaga, et mingisugused sellised pisikesed muutused on tulemas. Minu arvates, mis on põnev, on see, et ma ootan, kunas jõuab Pixel 3a Eestisse. Et vaadata, et kas tõesti on siis ikkagi õnnestub tootjatel lahti murda see keskklassi telefoni needus. Ära murda see needus. Ehk siis needus on see, et kui see numbritele ja nende mõistusega asjale peale vaatad, siis täna praktiliselt ikkagi mitte keegi ei peaks endale ostma seda 1000 eurost tippklassi telefoni. Vaid võiks võtta klass nõrgema protsessoriga nii-öelda keskklassi telefoni ja ülejäänud 400-500 euroga teha midagi mõistlikumat, on ju. Aga inimesed ei taha. Üks põhjus on see, et tegelikult tippklassi telefonid, nii-öelda üle-eelmised mudelid on 400-500 euroga müügis, ehk sama hinnaga kui keskklassi telefonid. Ja teine põhjus on see, et tänastel keskklassi telefonidel ikkagi kaamera on nõrk koht. Ja nüüd see Pixel 3a peaks olema esimene selline keskklassi telefon, kus kaamera osas sisuliselt kompromisse tehtud ei ole. Ma ei ole veel seda näinud, meil ei ole testis käinud, aga see on selline, mõnes mõttes huvitav, aga mitte tehniliselt huvitav asi, vaid puhtalt sellise hinna ja väärtuspakkumise poolest huvitav asi. Jah, aga ega ta siia ei tule Google'i initsiatiivil, vaid siis mõni vahendaja on neid siia toonud. No just, ja seal on see probleem, et Ülemistes on üks pood, kes seda müüb ja suhteliselt kalli hinnaga ja sul ei tule neid pakkumisi ja suuri allahindlusi ja operaatori tugesid nendele pikselitele mitte kuidagi. Aga pigem see võib tähendada, et äkki teised tootjad lihtsalt on sunnitud järgi tulema sellele. Ja me näiteks aasta aja pärast saame Samsung S9-ga või selle OnePlusiga võrreldava telefoni ka äkki 500 euroga kätte. Et see oleks samm edasi. Olgu, Smart ID. Pöörame tagasi või põrkame korra tagasi sinna Riigi Infosüsteemi Ameti eelmise nädala konverentsile, kus siis oli üks vestlusring Smart ID. Ma ei tea, turvaauk on natukene palju öeldud, natuke vale termin. Protseduuriline nõrkus oleks, ma arvan, selline. Võib-olla jah, intsident oli ühesõnaga juhtus, et inimesed said petta. Ja selgus siis, et neid inimesi, kes reaalselt olid ohvrid, oli 28. Ja omakorda veel väiksem number oli, kellel siis reaalselt sealt pangakontolt raha jalutama läks. Ja nii nagu oli aru saada, et siis pangad vaikselt maksid selle kahju inimestele kinni. Või siis keegi maksis või oli keegi kinnustatud. No tõenäoliselt pankadel maksis kindlustus või kuskilt maksti kinni, et need inimesed seekord ikkagi oma lollust ei pidanud ise kinni maksma, oma tähelepanematust. Aga ma arvan, et siin on oluline, et see number natukene nagu näitab, et miks me sellest oleme rääkinud siin mitu nädalat on see, et kui 1, 2, 3 inimest saaks niimoodi petta, siis me ütleme, et nad olid tähelepanematud ja probleem on inimestes. Aga mingil hetkel jõuab see piir kätte, kus puudest saab ikkagi mets. Ja ma arvan, et see 28 inimest on ikkagi väga seda nägu juba, et väike metsasalu hakkab nagu tekkima. Et me ei saa öelda, et probleem on nüüd ainult mõnes inimeses, kelle rumalust ja tähelepanematust kurjategijad ära kasutasid, vaid et see hakkab vaikselt näitama, et seal ikkagi on süsteemne probleem. Ja seda tõestas ka terve eelmine nädal, kui siin möllasid mitu päeva möllasid uued Smart ID petukirjad, kus küberkaitsjatel tegelikult ei õnnestunudki sinna ikkagi väga kiiresti sellist kätt vahele saada või piiri ette panna. Täpselt, et siin SEB nimel saati palju petukirju välja ja teisi ka, nii et see on selline asi, kui üks inimene, igaühel peab olema isiklik hoolsuskohustus, et see vaatad, kuhu sa paned oma andmed, aga samas, kui neid numbreid on väga palju, kes tõmmatakse haneks, neid inimesi on palju, siis on oluline ka teenusepakkujatele reageerida, et see on nagu mõlemapoolne asi. Aga meie lähme omalt poolt siit, läksile pausile ja siis räägime edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere, digitund läheb edasi. Räägime nüüd siis eelmise nädala esmaspäevast. Toimus Worldwide Developer Conference Apple'il, mis on ülemaailmne arendajate konverents. Ja arendajate konverentsilt tuleb palju uudiseid seda, mis jõuab ka mitte arendajateni, meieni. Ehk siis me saime teada, millised on järgmise põlvkonna iPhone'i tarkvara, iPad'i tarkvara, Mac arvutite tarkvara, nägime isegi uusi arvuteid, arvutit, siis Mac Prod. Ja kui vaadata, mis on kõige tähtsam nendest uudistest on, siis hakkaks äkki pihta telefonidest, neid on ju kõige rohkem kasutuses.
ja sinna tuleb siis uus iOS 13, mis tuli välja arendajatele eelmine nädal. Beta on õigemini tulemas välja või juba tuli. Ühesõnaga meile, tavalistele inimestele tuleb telefonidesse septembris. Ja kui mõelda, et see on iOS juba 13. põlvkond, siis tundub, et iga põlvkonna numbriga on need konkreetsed uuendusi nagu üsna vähem. Sest tegelikult selles iOSis endas nüüd väga palju uut ei olegi. Esiteks muutub telefon mustaks. Aga mitte nagu räpaseks ei lähe, vaid et on tume režiim, mis on põhjustas väikest viisi elevust paljude seas. Tõsi või? Jaa, isegi olevat ilmselt kiljunud saalis. Päriselt sõna või? Mõttes kiljumine. Nagu oleks Elvist näinud. Jah. Ma arvan, et asi on selles, et inimesed istuvad õhtul voodis, hakkavad magama jääma, siis istuvad veel tund aega telefonis. Väga halb muide, väga halb ütlevad arstid. Aga no vähemalt, kui sa istud seal, siis sul see kiirga näkku see valge ekraaniga kasutajaliides, vaid sul kiirga näkku must kasutajaliides. Või siis on lihtsalt stiilivärk, et must on stiilsem. Aga sisulisi uuendusi on seal vähe, mõned süsteemi või Apple'i enda rakendused muutuvad nagu kaardid, pildid, reminders, meeletuletuse rakendus muutub mugavamaks ja hakkabki nagu suuremas osas läbi saama. Muide, tuleb uut sorti siis trükkimine klaviatuurile, mis on väga hea trükkimine, selle nimi on siis, mul läheb eestikeelsest sõnadest natuke napiks, aga selle nimi on Apple'i keeles Quick Path. Mõte on selles, et kui sul on näiteks lahti sõnumid või veebiaadress, siis saad siin trükkida niimoodi, et sa ei tõsta näppu ekraani pealt üles. Tahad tere kirjutada, lohistad näppu TR-E peale. Ja see on olnud olemas seni konkureerivad tootjal, see oli siis SwiftKey, mille ostis ära Microsoft, mida mina kasutan ja see teeb trükkimise. See on terves Androidis olemas, see on ka Google'i enda klaviatuuril ammu. See on ju, põhimõtteliselt sa räägid mulle praegu mingist 5 või ma ei tea, rohkem aasta tagusest. See on ka iPhone'i olemas nagu kolmanda osapoole. Okei, no ehk kui sa paned teise klaviatuuri sinna. Ja nüüd Apple teeb selle järgi alles. Et see on nagu siis järgmine suur uuendus nendele, kes kasutavad need Apple'i tarkvara. Aga ma arvan, et mis kõige sisukam uuendus, mis puudutab neid telefone ja teisi süsteeme ka, on siis nupp logi sisse Apple'iga. Ja see on, ma arvan, et see tekitas kõige rohkem arutelu tegelikult üldse nendest Apple'i konverentsi teemadest. Ma pean üldse ütlema, et kui sa siin lugesid neid uuendusi ette, siis mul oli raske varjata oma haigutust praegu. Ma isegi sõunisin välja sellest, mis sa rääkisid ja sa vist midagi ütlesid, et midagi sinna tuli uut, aga sa ei kujunud tooli pealt maha. Et üsna selline, põhimõtteliselt ja, ma olen nõus suga. Tegime natuke tööd tüüpi konverentsi, aga see sign-in, mida Apple on huvitab. Ja selle mõte on selles, et kui te täna kasutate mingid veebiteenuseid või näiteks teete mingisse äppi kontosid, siis on suhteliselt tõenäoline, et seal on nupp, et peale selle, et sa saad ise endale sinna käsitsi konto teha, sa võid sinna logida sisse Google'i ja või Facebooki abiga. Ja Apple nüüd lisab sellele, et logi sisse Apple'i kontoga. Ja miks nad seda teevad, see on väga huvitav arutelu. Nimelt nad väidavad, et kui sa Google'i või Facebookiga logid, et siis sa ei kontrolli tegelikult seda, et kas ja kuidas sinu andmeid seal jagatakse teistel firmadel edasi või kui privaatne see on, kas või see teadmine, et sa kasutad seda äppi. Ja 2 osapoolt. Esiteks, see äpp, kuhu sa sisse logid, ta läheb sinu päris meiliaadress, ta saab sinna saata võib-olla rämpsposti, see võib lekkida neil kogematagi. Ja teiseks, sinu aadress ja kogu asja saab teada see Google või siis see Facebook, kelle kaudu sa sisse logid. Et need 2 osapoolt, sa ei kontrolli neid. Ja nüüd Apple teeb sinna siis oma nuppu, et logi sisse Apple'iga. Ja see on nende väitel täiesti privaatne. Ehk et sellele teenuse pakkujale sinu reaalset meiliaadressid, sinu reaalset kontaktinfot ei edastata. Nüüd Apple teeb sulle. Sul on valik. Sa võid anda, kui sa usaldad, võid ka varjata. Ja kui sa tahad, siis Apple teeb sulle sellise täiesti suvalise meiliaadressi ja edastab sellele äpi tegijale ja need viiakse sinu päris meiliaadress ja see suvaline meiliaadress viiakse kokku ainult Apple'i serveritest. Ainult Apple ise teab, et kui sellele pikale suvalisele meiliaadressile tuleb mingi kiri, siis see on suunatud sulle. Ja mis on eriti huvitav, et nad tegelikult teevad selle meiliaadressi igale äpile veel eraldi. Mitte, et sul on siis üks varjatud suvaline meiliaadress kuskil Apple'i süsteemis, vaid need võib olla põhimõtteliselt piiramatu hulk, et nii palju kui sul äppe on, siis sinu identiteet igas äpis on erinev, mis on täiesti suurepärane mõte ühest küljest. Nüüd on olemas terve suur hulk äppe, kus sul tegelikult mingit sellist privaatsust niikuinii ei ole. Need on need äpid, kus ütleme, sinu reaalsed kontaktandmed, makseandmed on vajalikud. Bolt Eestist, võib-olla Booking, kõik muud sellised asjad, kus sa lõpuks niikuinii annad, pead ära andma selle, et kes sa oled. Aga on olemas terve hulk muid äppe, kus sa tegelikult ei peaks seda tegema.
ma ei tea, mõtleme näiteks mingisuguste, mis on võib-olla sellised privaatsemad asjad, mingisugused terviseasjad. Minu meelest kas või mingid endomondod või mingid sellised asjad, et kui ei ole otseselt tegelikult tähtis, sul ei ole selle firmaga mingisugust sellist suhet, et nad peavad teadma, kes sa oled. Nad tahavad lihtsalt teada. Aga sinu jaoks tegelikult piisab sellest, kui sa paned sinna mingisugused oma andmed sisse ja oled esindatud suvalise meiliadressiga. Et selles mõttes see Apple'i lüke on absoluutselt fantastiline. Nüüd, mis on tekitanud küsimusi selle nädala aja jooksul, on see, et nad teevad selle kohustuslikuks. Nii et nad ei too seda turule kui mitte ühte sellist võimalust, mida äpitegijad võivad kasutada, kui nad tahavad pakkuda kasutajatele privaatsust, vaid kui sul on juba nupp oma äpis, et logi sisse Google'iga või Facebookiga, siis iOS-is või Apple'i süsteemis sul on kohustus lisada ka see Apple'i nupp. Ja see on tekitanud paljudes inimestes sellist küsimärke. Ja põhjus on selles, et Apple kasutab ära oma väga suurt jõudu seal iOS-i maailmas. Neil on ikkagi 1 miljard pluss seadet minu meelest või sellises suurusjärgus. Ja nad saavad sinna seadmetesse tekitada kohustuse põhimõtteliselt, et see sign in with Apple nupp on igal pool olemas ja nad võtavad selle sisse logimisturu täna lihtsalt jõuga endale. Täiesti lihtsalt jõuga ja võtavad ära äpitegijatelt viimasegi võimaluse kontakteeruda otse oma klientidega, vaid nad istutavad ennast sinna vahele ja ükskõik, mida sina näiteks teenusepakkuja või äpitegijana tahad teha, sa sõltud Apple'ist 100%. Kui Apple ühel hetkel ütleb, et ma ei tea, no oletame näiteks, et see hakkab maksma, et sa üldse saaksid saata oma inimestele kirju. Või nad keelavad selle näiteks üldse ära. Nad tekitavad ennast positsiooni, kus neil on absoluutne 100% võim teha mida iganes selle infoga. Sest ainult nemad saavad oma serveris kokku viia selle inimese. See on super diskussioon osas, et kas meil peaks olema vabadus äppide arendamiseks teha, mis ta, või meil oleks olema inimestel õigus hoida asju privaatsena. Need 2 asja lähevad kokku üksteisega ja põrkuvad. Ja kui on ühe argumendi poolt, siis teise vastu ja vastupidi. Ainukene asi, mis nüüd seda konflikti leevendab, on see, et reeglites on kirjas, et äppidel nad ei pea seda nuppu pakkuma, kui on ainult nende enda konto. Näiteks pank on ju. Kui sa juba pakud teisi, third party, 3. osapoole, siis sa võid Apple'i omaga pakkuma ja inimest ei sunnita Apple'it kasutama, vaid sa võid kasutama. No sa võid valida, aga ma kujutan ette, kui mugavam tegelikult ju Apple'i kasutajatel, kui sa ütled veel, et see on turvaline. Et põhimõtteliselt on tegemist väga suurepärase asjaga, aga seda kriitikat on võimalik teha selle poole pealt, et igavesest ajast, igaveseks on sul nüüd see Apple seal vahel ja ilma Apple'i heakskiiduta ei toimu kasutajate ja teenusepakkuja kokkuviimist. Apple tekitab endale väga kõva monopoolse positsiooni seal. See on juba põnev arutelu maailma tasemel. Mul sotsiaalmeedias puhkes ka mõnus huvitava diskussioon selle üle, mis Eestis hakkab juhtuma. Siin staažikas arendaja ja startupi Jaanus Kase kirjutas, et mis juhtub Eestis, kui ma tahan Swedbank või Eesti Energiasse sisse logida. Apple ID, nad peavad pakkuma Apple ID-d, sest reeglite kohaselt nad juba pakuvad 3. osapoole võimalust, mille nimi on Smart ID, mis on ju teine firma. Et siis on ka reegel, et seal kõrval peab olema Apple nupp. Kui ma Apple'i nupuga sisse login, mis hakkab juhtuma? Tegelikult ju Eesti Energiaga Swedbank ei saa midagi teada minu kohta. Mul tuleb mingi sigri-migri meiliaadressiga inimene tüüp logib sisse. Siis ma võin ikka veel teiste sisse logimisi tegema. See nagu Eesti kontekstis selliste teenuste puhul lõpuks ei õigusta ennast see Apple'i konto. Ja kas see reaalselt hakkab muutuma nõutavaks või mitte, seda me ka täpselt veel ei tea. Ma arvan, et põhimõtteliselt on täiesti arusaadav ja loogiline, et maailm sinnapoole liigub, et me oleme praegu võtnud ikkagi sellise privaatsuse ja turvalisuse oma fookusesse. Seesama Euroopa Liidu GDPR ja kõik need küsimused, et mida Facebook sinu kohta teab ja see on kõik seesama suur pott. Aga mina tunneksin ennast paremini, kui me ei annaks, kui me ei oleks olukorras, et me võtame selle küsimuse või selle info nüüd ühelt suurfirmalt või 2 ja anname 3. Et me võtame selle täna Google'ilt, Facebookilt ära, sest nemad meile tundub on natuke nagu halvad ja anname selle Apple'ile, kes ütleb, et me oleme head. Aga nad on ju head. Ma nüüd praegu võtan niisuguse kunstliku vastasleeri positsiooni, aga nad on ju head. Me arvame, et nad praegu on head. Nad ei tee äri sinu andmetega. Nad ei müü. Mis sul vaja on? Kas sa tahad mingid rahvusvahelist audit, ÜRO auditit, kes läheks Apple'isse? Ei, ma tahaks mingit tuleviku kindlust saada. Ehk et nad täna ütlevad seda, täna see on moekas, täna see on nende strateegiline ärisuund, aga me ei tea, mida nad homme teevad. Minul oleks parem meel, kui seda teenust pakuks keegi teine üldse, keegi 3. üldse. Ja kas see, ma ei tea, võib-olla see võiks olla, minu meelest võiks olla, valitsust. Meie Eestis me usaldame. Aga et võiks ka tegelikult olla ju siis firma maailmas, kelle ülesanne ongi pakkuda privaatsust.
ei, kes ongi selle jaoks tehtud, et privaatsus ongi kogu nende äri. Et nad ei müü telefone, neil ei ole mingid kõrvalhuvisid, nad ei tee ise äppe, nad ei võistle ise samade klientide eest samal turul, samadel alustel. Ei oleks tasuline teenus see. Võiks ükskõik, kas see on tasuline või tasuta või kes see mudelis sellest maksab, on ju, võib-olla näiteks äpi tegija võiks maksta sinna mingi raha iga kuu või ma ei tea, on ju. Seda peab arutama. Aga ma arvan, et kõigil oleks parem, kui see oleks mingi täiesti eraldi firma, olgu ta suur erafirma ja börsil ja teenigu miljardeid, kui tahab, aga me kõik teame, et see on nende põhiline äri ja nad tegutsevad sellega. Et mulle meeldiks see rohkem, sest Apple'il on väga palju laudu seal tules. Kui see helistab mulle, siis ma tahaks näha. No, kui see juhtub, küll sa siis kuuled sellest ka ilma minuta. Võib-olla. Ma lõpetan korra selle logi sisse Apple'i nupuga kahe praktilise asjaga, mis on tegelikult huvitavad ja olulised, et kui see asi reaalsuseks saab. Kuidas ma saan hakkama, kui ma ei kasuta seda suvepärast Apple'i telefoni ja Apple'i arvutit ja Apple'i maailma, vaid lähen PC taha või on Androidiga telefon. Nad lubavad, et see teoreetiliselt on võimalik, et ma siis saan sinna samasse äppi veebilehele sisse logida kuskilt mingi Apple'i kaudu, aga see kindlasti ei ole nii mugav. Ehk siis tõsiasi on see, et nad üritavad selle nupuga teha seda oma seadmete ökosüsteemi. Ja ma küsin su käest, aga mis saab siis Andres, kui sa oled kõik oma äpid ja kõik oma loginid ja kogu oma elu selle mõnusa turvalise Apple'i peale ehitanud ja nüüd sa otsustad ühel hetkel, et pagan, et Apple'i nagu uus iPhone maksab alates 1990. Et ma lähen nüüd siit Apple'i maailmast ikkagi ära. Et need teised pakuvad mulle 300-ga. Odavam on ikka maksta see raha ära. Ja siis sa istud oma nende äppide otsas, eks ole, ja mõtled, et mul on kõik loginid, kõik mu andmed, kõik mu ajalugu on seal. Mida ma nüüd peale hakkan? See on konstruktiivne kriitika. Ma möönan. Vot, aga loodame, et ei tule seda olukord. Tuleb. Juba on tegelikult. Juba on. Vot, läheme väiksele pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Läheme digitunniga edasi ja räägime veel korra uudistest, mis eelmisel nädalal siis Apple'i suurürituselt meile jõudis. No teine veel selline huvitav pereheitmine vist toimus Apple'i tarkvaras, et varasemalt oli nende telefoni ja tahvelarvuti sisult väga sarnased, mõlemad jooksid sama operatsioonisüsteemiga, mille nimi oli siis iOS. Aga nüüdsest sellest aastast on see hargnenud nii, et tahvelarvutid on saanud täiesti omaette, mitte täiesti, aga ikkagi eraldi seisva tarkvara operatsioonisüsteemi nimega iPad OS. Ja on samad juured, sama alus, vundament, aga iPad, see operatsioonisüsteemi muutus tähendab, et iPad on muutunud ikkagi rohkemate võimalustega tahvliks. Ma hakkasin just peas kokku lugema, et millised need Apple'i pakutavad operatsioonisüsteemid nüüd siis on. macOS, iOS, iPadOS, WatchOS, tvOS 5. Kas on veel midagi? Vist sai kõik praegu see. Ma ei tea, mis OS jookseb nende nutikõlarite. Ma mõtlesin ka, aga see vist on ikkagi. Ei tea, seal võib veel midagi olla, aga 5 on siis nüüd kindlasti, mida nad haldavad ja arendavad ja kas see tähendab, et need pagana kõned, see Tim Cooki kõned lähevad järjest pikemaks. See viimane oli ikka juba reipalt minu meelest üle 2 tunni, see muudkui kestis. Ja neil oli nii palju rääkida. Aga iPadOS, kuidas sa ütlesid mulle enne saadet, et sul tekkis nüüd jälle huvi iPadi proovida? Ma tahaks täitsa proovida. Mina just paar kuud tagasi muide ostsin iPadi samast huvist proovida. Siis ei olnud veel neid iPadOS-i uudiseid. Praegune iPad, mis praegune müügil on, ta tegelikult on ikkagi suur telefon või kui sa paned iPadi tööle kas või vaatad ekraani, seal on hunnik ikoone ja ongi kõik. Aga nüüd juba see koduekraani pilt muutub millekski teiseks ja ta ei ole päris nagu sülearvuti mõõtu ei anna välja, aga ta telefon ka enam ei ole. No mida siis see uus iPadi tarkvara lubab teha? Näiteks seesama koduekraanile saad siis visata erinevat sorti tarkvara, mis näitab sulle kohe tähtsamat infot. Selle nimi widgetid on ju, et sul on nagu mingisugune parem kasutus sellele suurele 10 või tollisele ekraanile, et sa ei pea hakkama äppe avama, et saada midagi kasulikku näha, olgu see ilmateade või pildid või aktsiad või kalender. Saab jagada ekraani paremini erinevate äppide vahel ja teha mitu erinevat töölauda justkui. Et sa hüppad vasakult paremale, ühes on sul lahti näiteks meiliklient ja dokumendid, teises on meiliklient ja mingid kontoritarkvara või märkmed. Ja siis parem ülevaade akendest, mis sul üldse on lahti, mis hakkab natuke sarnanema juba selle sülearvuti aknahaldusele. Ja, aga selle vahega, et see kõik käib endiselt näpuga. Ja ma vaatasin, kuidas
kas see oli Apple'i asepresident Craig Federighi minu meelest, kes tegi seda iPadi demo ja mina olen artikleid ka lugenud selle kohta, et see ütleme, sisuliselt sul on klaverimängi oskusi vaja, et sul on tohutu hulk on selliseid peidusvõimalusi kohti, kuhu sa võid oma näpud panna ja siis juhtub midagi maagilist, eks ole, midagi ilusat toimub selle tulemusena ja ma ütleks, et juba praegu mul sellise hobi iPadi kasutajana on see küsimus. Ma tunnen ennast nagu pensionär 90-ndatel, kes võttis selle hiire, et nagu mis käib vasaku klahviga, mis käib parema klahviga, kuhu ma vajutan. See käi kaasas, mis on uus, mida noored kasutavad. Ja täpselt, mul on see, ja ma ei tea, ma ei saa aru, eks ole, et kas mina olen imelik ja hakkan vanaks jääma või on see süsteem ikkagi selline, et sõltuvad sellest, kas sa paned 1, 2, 3, 4, 5 näppu mingisse kohta, liigutad neid koos või eraldi vasakule paremale üles alla või hoiad millegi peal, siis midagi juhtub, et see, kogu see maagia on nii peidus, et ma iial ei oska arvata, kust midagi lahti hüppab. Kui sa vaatad passi ja tundub, et number on väga suur juba seal, siis sinu jaoks on need lahendused seda iPadi kasutada ka hiirega. Jah, see on olemas. See on siis accessibility option. See on selline võimalus, et reaalselt ühendad hiire Bluetoothiga ära ja tekib iPadi ekraanile kursor ja saad menüüdes surfata ja käia ja kasutada seda ratast. Nii et... Ja tegelikult, kui sa paned selle kokku iPadi juurde käiva klaviatuuriga, siis võib-olla hakkab see juba lähenema sellele, mis on nagu selle arvuti. Ja sülearvuti hakkame rääkima, hakkab lähenema sellele, mis on iPad, eks ole, Apple'i maailmas, aga ikkagi mulle tundub, et see küsimus nende jaoks, et kuidas nad koolitavad neid hiirega harjunud kasutajaid ümber, see on päris keeruline. Pluss ikkagi arvutiekraanil sul on see pluss, et vähemasti need menüüd, kuhu sa saad vajutada, on valdavalt näha. Ja seda küll. Või kui ei ole menüüd, siis on isegi, vanasti olid need krüptilised ikoonid, on ju. Et ma mäletan mingi Wordi ikoone või siis on mingisugune mitu rida alla su pisiksi ja sa pidid teadma, et kust midagi tuleb. Aga vähemasti need olid näha. Nüüd iPadi puhul ikkagi on see probleem, et kõik need asjad on kuidagi peidus. Kuskil peidus on ju, sa pead väga täpselt teadma, et mitu näppu kus kohas ja kuidas neid pöörata ja siis midagi juhtub. Ma arvan, et lähevad sinna peale, et selle iPadi arendus on selles mõttes, et mass on juba käes. Isegi meid nii stuudiost saate osalejatest 50% on olemas iPad, sa just ostsid on ju. Ehk siis... Sul on ka ju? No mul on ka tegelikult pere peale jagatud. Mul on ka pere peale jagatud. Me oleme siuke nii 75% siis või. Ühesõnaga, kõik oskavad iPadi kasutada mingiks asjaks. Ja siis nüüd hakata leidma rohkem niši võimalus nendele spetsialistidele, kellel on väiksed lõigud. Näiteks uues iPadi tarkvaras võimalik lisada oma fonte süsteemi. Mind ja sind see ei huvita võib-olla. USB pulka on võimalik lisada. USB ketast. Ja USB ketast, et saad otse faile töödelda. Selle on disainerile, fotograafile, mida iganes on ju. Siis on seal pliiatsiga joonistamise võimalus iPadi kasutada lisaekraaniga, ekraanina Maci arvutiga. Kas peegeldada või midagi, ma ärikasutajatele ütlen, et see võib olla variant, et sa teed mingisugust esitlust või koostööd ja siis näitad ühel ekraanilt teistele ja endale midagi. Aga meil on sellised väiksed asjad, mis nagu nišide kaupa laiendavad seda funktsionaalsust. Jah, aga ma ikkagi arvan, et minu jaoks ei ole keegi suutnud ära tõestada, et see töntsaka sõrmega ja terve käe liigutamisega tehtav töö on kuidagigi efektiivsuselt võrreldav sellega, mis on, sa liigutad oma rannet ja sul on hiirenool ja see on ülitäpne ja see on üliväike ja sa saad selle täpselt õigesse kohta panna. Ükskõik, kas sa töötled fotosid või heli või kirjutad teksti või ma ei tea, surfad netis. No meie saateaeg on läbi, muidu ma räägiks sulle ka uuest Mac Pro arvutist, kus sa saad kõike seda teha ja see maksab mul jääb nüüd 60 000 eurot alles sinu pärast. Aga see ei ole ikka üldse meile mõeldud, see on väga filmitööstusele. Saade läbi, aitäh kuulamast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.